Eesti oli maailmas üks esimesi ühistegelikke riike 1930. aastate lõpus. Muidugi sellele, mismoodi ta sinna esimeseks nagu riigiks sai ja et seda veel kuldse stagna ajal meelde tuletati, see oli omaette sündmus tegelikult välismaailma jaoks ka. Ja pärast seda hakkasid ka soomlased liigutama tihedamini. Ja praeguseks mina võiks öelda niimoodi, et Soomest on kujunenud üks esimesi maid maailmas ühistegevuse alal. Ja soomlased, sunnikud on niivõrd aktiivselt tegutsenud, nad on Eestisse tulnud ka. Kas või need Prisma kaubandusvõrk, mis on Soomes, siis on üsna palju siin selle Hakaskan firma nagu Rakvere või see lihakombinaat, siis on Valio piimanduskontsernid otsapidi siin Eestis sees. Ja tegelikult mida nad teevad? Nad teevad ühe väga lihtsa asja, tulevad siia, võtavad meie tooraine, töötavad seda ringi ja siit tegelikult müüvad siin meile eestlastele maha. Ja see raha, mis nad siis selle müügist ja tootmisest saavad, panevad ilusti siis selle kasumi näol omale taskusse ja toimetavad siis üle lahe Soome. Ma arvan, et ta läheb juba interneti kaudu kuidagi. Ja oleks nad ainukesed. Siin meil tegutsesid kuni viimase ajani väga intensiivselt ka pangad. Püüdsime korra Tallinna linnas teha esimest Eesti ühistupanka. Finantsinspektsioon keelas selle millegipärast ära ja tuleb välja, et Eesti riik nagu ei ole soosinud nagu seda ühistegevust alates sellest, et ei lubata panka teha. Kindlustusseltsid on kõik välismaised, ei ole ühtegi siin sellist olemas, peame oma liikluskindlustuse rahad ka kandma kuskile välispanka või välisfirma arvele. Ja juhul, kui see asi on ikka riiklikult nii vähe toetatud, siis hakkab tekkima ka küsimusi selles mõttes, et me ei saa seda mahetegevust samuti ühise mütsi alla kuidagi viia ja nii edasi. Siin on toodud üks selline asi, et 2012 siis kuulutati ÜRO poolt välja selline asi nagu rahvusvaheline aasta, ühistegevusaasta. Ja kästi siis igal riigi valitsusel või liikmesriigi valitsusel võtta siis vastavad abinõud tarvitusele ühistegevuse propageerimiseks, arendamiseks, teaduse tegemiseks ja nii edasi ja nii edasi. Aga toonane meie peaminister oli Tiit Vähi, ausalt öeldes see ei liigutanud kõrvugi isegi selle asja peale. Rääkimata sellest, et oleks kuskilt seda soositud, näiteks kas või seda maheühistute teket või ükspuha mida. Ja see jättis kõik selle asja nagu, tema oli nagu tüüpiline kapitalist, et ainult see kasumi huvi oli temal eraettevõttes ja nii edasi. Aga tegelikult nendest kasumite jagamisest ja sellest asjast saabki tegelikult ka ühistegevuse alguse. Ja selleks, et seda teada ja teha, tuleb seda ühistegevust natuke tunda. Mina olen kirjutanud juba, ma ei tea, üle 10 raamatu, brošüüri ja siin laua peal on teile jagamiseks, kes soovib, see saab võtta, see tudengitelt on ta üle jäänud, nagu tudengid on seda natuke kortsutan neid raamatuid ka, aga ärge pange tähele. Need on tasuta teile välja jagatavad asjad. Sellepärast, et mina tunnetan seda, et kõige suurem häda, mis meil on ühistute juhtimises. Me ei ole saanud neid ühistuid korralikult juhitud, ei tea, mis asi see ühistu on, ei oska tähelepanu juhtida ühele või teisele kitsaskohale ja tagajärg on see, et kaotame üsna palju raha selle tulemusena. Ja teine asi ka, et ühistegevuse uba või selle tuum selles, et see raha jääb ju Eesti rahvale alles, vaata, see ei ole jõudnud meie valitsevate ringkondadeni ka kuidagi.
nad väga soosivad või mitte seda eraettevõtlust ja aktsiaseltse ja tagajärg on selles, et võib-olla see mahetoodangust, mida me siin tootjad toodavad, suur osa võib-olla läheb jällegi, kanditakse kuidagi äriettevõtete kaudu turule ja tegelikult turult saadav siis see raha pannakse oma taskusse ja tootjale ei jää jällegi midagi. No ma mõtlesin seda, et ma näitan, et mis siin viimase 30 aasta jooksul oluliselt on toimunud. No sellise kommunistliku maailmasüsteemi lagunemine, kuigi kolhoosid olid ka mõnes mõttes omal ajal natukene ühistulised, mõnes mõttes ma ütlen, mitte, ta ei vastanud rahvusvahelistele ühistegevuse põhimõtetele küll, aga see tõi kaasa ka kapitalismi globaliseerumise, suur maaomandi taastekke, hakkas arenema Eestis ka mõisasüsteemid, suurettevõtted, teate seda, et praegused suurettevõtted on juba sellises olukorras, et tööjõud enam ei ole. Me oleme käivitanud niisugused protsessid juba Eesti ühiskonnas, kus tööjõud ja noored eriti on läinud massiliselt välismaale, neid on sinna läinud juba erinevatel hinnangutel kuskil 150 kuni 200 000 inimest. Kujutage ette, Nõukogude Liit suutis Eestimaalt ära küüditada 30 000 inimest ainult. Aga nüüd on juba kuskil ligi 10 korda rohkem läinud vabatahtlikult minema. Loomulikult ei ole maal enam tööjõudu ja nii edasi. Ma ise elan ka maal ja näen seda seal, mis seal toimub ja nii edasi. Meie külast on ka paljud ära läinud. Järelikult on kuskil tehtud väga suur viga. Miks rahvas põgeneb omalt maalt, oma isamaalt? Aga see tulebki välja, et me oleme midagi valesti teinud. Ja just nimelt valesti teinud poliitikute poolt. Me ei ole teinud selliseid soodustusi oma rahvale, et rahvale oleks huvi ja isu siia jääda. Ja see ongi rahavõimu invasioon haridusse, sotsiaalsfääri, looduskaitsesse, poliitikasse, meditsiini ja nii edasi, kus teda ei tohiks olla ja kus ta läheb sellepärast, et sealt on võimalik teenida ka raha. Nii looduskaitses, poliitikas, meditsiinis kui ka kommunaal- ja infrastruktuuridest. Ja palgatööjõu osatähtsuse oluline suurenemine selle asemel, et luua ettevõtteid ja omanikkond, nagu kunagi olid peretalud, kus oli igas talus oli 5 kuni 7 või isegi rohkem omaniku staatusega inimest. Aga meil on praegu, otsime tööjõudu, töö. Meil on vaja omanikkonda. Ja siis omanik teeb ise selle töö. Ja väikeriikide majanduste hääbumine käibki selle asja protsessiga kaasas. See on ülemaailmne protsess. Ega lätlased ja leedukad paremini elasid. No tegelikult ütleme seda, et terve maailm on selles probleemi ees. Selgeks on saanud, et see kapitalistlik majanduskorraldus ei rahulda. Ja sellest millegipärast ka Euroopa Liidus ei räägita kõva häälega enam, et see, mis on toimunud näiteks selles Suur-Saksamaal, hiljaaegu tähistasime Berliini müüri langemist, 30 aastat vist oli sellest, jah. Ma olen Saksamaal mitu korda käinud ja tegelikult idasakslased kurdavad selle üle, et läänesakslased tulid ja tegid meid kõiki vaeseks. Kõik osteti uus, tulusamad ettevõtted, asjad ja Ida-Saksa ja Lääne-Saksa elanike vahel haigutab endiselt suur vahe ja lõhe. Nad ei ole üheks Saksamaast kokku kujunenud veel. Sellest mindi jällegi hiljaaegsel, kuidas öeldakse, nende pidustuste puhul mindi sellest tõsiasjast mööda. Aga seda
ei ole mina välja mõelnud, et see erisus on olemas. Saksa professorid ise ülikoolist on selle välja toonud, et on tegelikult, ei ole toimunud seda, mida eeldati, et Saksamaad ühinevad üheks riigiks. On 2 riiki eraldi. Kusjuures, kui Berliini müür maha murti, siis tegelikult Lääne-Saksa kapitalistid tulid nagu haid idasakslastelt kõiki väärtuslikku kokku korjama ja nii edasi. No kommunistlik süsteem ei ole samuti täitnud oma lootusi. Seda näitas see mõisaköie lohistamine, mis siin Nõukogude Liidus oli viimasel otsas ja ajal, et riik ei suutnud varustada enam tooraine ja muude ressurssidega seda süsteemi ja see süsteem nagu iseennast sõi ära. No igasugused 3. tee otsingud Rootsis ja nii edasi pole ka tulemusi veel andnud, seal segavad kõik teised vahele jällegi. Ja tegelikult paavst Benedictus 16. Rooma oma, kui ta ametisse tuli, siis kuulutas kõva häälega välja, et terve maailm vajab uut ühiskondlikust korda. Aga missugust? Vaat seda keegi ei tea. Aga fakt on see, et probleemid ei ole ainult meil siin Eestis, vaid need on palju laiemad. Ja see 2012 kutsutigi kokku rahvusvaheline aasta ühistute jaoks. Ja loosung oli selline, et kooperatiivid ehitavad parema maailma. Küsimus ongi selles, et mida siis teha. No ühiskonnakorra otsingud hakkasid juba vanal ajal pihta. Kõigepealt olid filosoofid, kapitalistid, kes arvasid, et see tsaarivõim ja kuningavõim tuleb likvideerida ja anda siis kapitalismi näol siis sellele ühiskonnale inimkeskne ja demokraatlik nägu. Jama oli jällegi selles, et selle näo andmise juures ei osatud arvestada, et kapitalil on komme kontsentreeruda ja tehke mis tahet. Kohe hakkas toimuma meeletu kontsentratsioon, see tähendab käputäis rikkaid ja teisel pool oli suur plejaad vaeseid töölisi. Läksid, pöörasid jälle tülli omavahel.